Raadio 2. Värske ja vaba. Värske ja vaba. Kanakott. No tere Kanakoti kuulajad. Tere ka minu poolt. Ei olnud üldse Maite seal. Ja, mina olen Kristjan Oden ja minuga on koos veel Kadri-Maria Mitt. Ja kes on veel? Ja mina olen Mattias Naan. Olen Mattias Naan. Ja kuulake meid ja ühesõnaga kuulake. Ilma Mattiaseta täna. Ilma Mattiaseta täna. Nii et tšau. Täna on meil üks väga eriline saade. Umbes sama eriline nagu 2 saadet on veel olnud see suvi, nii et ühte tegijat ei ole. Jah, see saade on selles mõttes eriline, nagu need 2 saadet on olnud varasemalt, et ühte tegijat ei ole. Jah, see on täpselt minu mõte. Ja siis eks nagu jällegi see hea võrdlus on, et 3 jalg 2 jalal väga pikalt ei püsti. Aga samas kui see 3. jalg on ikka väga nõrk, et siis võib-olla püsib. Aga mis meil täna see erisaade siis on? Tänane erisaade on meil siis loll saade, mõtlesime nii. Jah, et Mattias, kui sa meid kunagi kuulad seda, siis nii kui sind ei ole, siis on kohe loll saade. Ja, aga ma pärast selle idee väljakäimist veel analüüsisin, et kui sind ei olnud, siis oli, kuna sul olid pulmad, siis oli pulmaeri. Kui mind ei olnud seoses sellega, et ma tegelesin lapsega, siis oli lastesaade. Lastekott. Ja siis kui Mattiast ei ole, siis on loll saade. Ehk siis igaüks võib teha omad järeldused sellest. Ja võibki öelda, et see saade on nii loll, et isegi Trump saab aru. Jah, isegi Mattias saab aru. Isegi Mattias saab aru. Ja me räägime teemadest... Mis teemadest teemad, mida me kindlasti ei puuduta ühesõnaga. On targad teemad. Targad teemad, ütleme, et kui sa oled praegu kuulaja ja alustad seda saade kuulamist ja mõtled, ega ma väga loll ei olegi, siis 2 tunni pärast oled sa täitsa loll. Ja me teeme päris korraliku töötluse täna. Aga ma arvan, et me analüüsime seda teemat mitmest aspektist, et lollus kui selline, kuidas olla loll, kuidas olla võib-olla mitte loll ja kuidas võib-olla nagu, mis see sõna eesti keeles on? Loll. Kuidas nagu aktsepteerida või isegi nagu võtta nagu omaks siis seda, kuidas olla nagu mõnusalt loll lihtsalt ja mitte nagu muretseda selle. Ma isegi täitsa mõtlengi, et võib-olla lollide inimeste elu ongi nagu lihtsam ja lahedam. Ma arvan, et sa ei ole esimene inimene, kes selle peale tuli. Absoluutselt, aga miks peakski? Aga näiteks loll definitsioon, et mida meie arvates, mis meie arvates loll on või loll? Mulle tundub, et see on üsna lai mõiste, et aga kehtib väga paljudel puhkudel. Aga selles mõttes on ta tõesti üks suur paradoks. Kas see on mitte loll definitsioon? Üks parimaid. Ja. Aga ma ei teagi, näiteks mõned teemad, mida me kindlasti ei puuduta. Seda me võime küll öelda, et näiteks, et kas loomad on lühinägelikud. Ma ei taha sellest üldse rääkida. Või et tänaval kellaaja küsimine kellegi käest, et kas see tänapäeval on okei või ei ole või arvestatakse, et see on niisugune näotu külgelöömine või siis on... Päris põhjalikult juba käsitled. Need on lihtsalt küsimused, põletavad küsimused, millele me täna vastust ei saa kahjuks. Ja, aga kindlasti lollusest ja sellest me saame kindlasti palju teada. Läbi kogemuse. Läbi ja lõhki arutame seda teemat, eks ole. Nii et jääge lainele. Ja siis... Olge lollid. Raadio 2. Ja oleme tagasi oma lolluse teemalise saatega, mis on... sama kõrge energiaga nagu üldse lollid inimesed. Ja, tobu, jobu, toitu ja loitu, kõik läheb ühe lolli alla. Ja, tahtsin saate sissejuhatuses veel öelda, et mul on täna selline väike mänguke plaanis, et saate lõikes ma üllatan sind, vahepeal tuleb selline väike kellahelin, siuke ja siis see tähendab, et tuleb küsimus sulle
oi, nagu täiesti random hetkedel. Jaa, see võib tabada sind väga ootamatult. Ja näiteks... Mõtle, meil on 11. saade, on või? Ei, 12. 12. saade. Eelviimane saade kusjuures ja sa ikka suudad üllatada. No vot, siis ma olengi juba siuke väike krutskeid täis. Ühesõnaga, nagu sa kuulsid, oli kellukese helin just. Nüüd käiski või? Ma mõtlesin, et sa tegid nagu demo. Okei. Nii. Mis nüüd saama? Ja siis on nii kord niimoodi, et ma esitan sellise küsimuse ja sina väidad, kas ma olen kunagi nii loll olnud või ei ole. Davai, meeldib. Nii. Kas ma olen kunagi olnud nii loll, et ma olen jääl libisedes kukkunud spagaati, et ma olen venitanud reielihased valusalt ära, et ei jäänud muud üle, et kõndida edasi nagu sirkel ümber oma telje. Aga ma pidin niimoodi minema, sest mul oli vaja kooli eksamile minna. Ei ole. Ja sul on õigus. Ma mõtlen, et vaata, seal ei ole nagu lollusega väga palju pistmist või see on nagu ma arvan, et sa füüsiliselt sa ei ole võimeline tegema spagaati. See ei saa öelda, et ma olen füüsiliselt nii loll, et ma tegin spagaati kogemata. See lollus pigem oli see, et see nagu sirklina edasi liikumine ümber oma telje. Et isegi mitte vaata nagu edasi vasak parem, vaid nagu kogu aeg nagu ümber ühe õla. Okei. Oleks pidanud võib-olla detailsemalt kirjeldama. Oi, see oleks uskuma jäänud seda. Ei, ma ikkagi, minu jaoks oli see jäid vahele juba sellega, et kukkusin spagaati. Ma ei usu, et sa oled võimeline. Ja, kohe siit vastu. Üks küsimus. Nii, Kadri-Maria, üks küsimus sulle. Kas sa arvad, et on see nüüd tõsi või ei ole? Et ma olen olnud nii loll, et Kadri-Maria mulle otse eetris esitas ühe küsimuse, mille sees oli peidetud see, et ta oskab spagaati teha. Et kas ma jäin uskuma või mitte? Oota, nii keeruline küsimus. Ei jäänud? Ei, oota. Õige, mina võitsin. Okei, väga hea. Nii, väga hea, mulle meeldib see. Mulle meeldivad üllatused ja kui tuleb tililill. Ma tihti mõtlen, kui inimesed ütlevad, et hästi palju öeldakse kuskil saadetes või filmides, et kuule, sul on üllatus ja siis keegi ütleb, ma vihkan üllatusi. Siis mul on nii kummaline, et nagu, kas see on nagu, mis põhjusel sulle ei meeldi üllatused nagu? Võib-olla see on siuke halb üllatus, et... Aga keegi ei tule, kuule, mul on sulle üllatus ja siis on mingi halb üllatus. Pigem see on ju mingi positiivne asi. Ma ei tea, kui sa ei ole poiss olnud, vaata. Mida ma ei ole? Siis poisid tegid kogu aeg üksteisele mingid väga halbu üllatusi. Okay. Et võib-olla sa oled naisena sellest kõigest pääsenud. Jaa, minul on alati ootab mingisugune kutsikas või mingid roosad karvased tuflid või midagi sellist. Jah. Ei sa ei saa kuskil riietusruumis mingi märja rätikuga siukse ilgel laksuga vastu tagumikku, et üllatus, vaata, et siis see teeb natuke skeptiliseks küll, et igast sinu võit jälle. Ja, 2-1. Kas sa tahtsid midagi lisada praegu või? Enne seda, kui ma vahele segasin? Ei tahtnud, ma ei usu, ma ei mäleta. Siis ma läheks edasi meie esimese sellise ametliku ajutise rubriigiga, milleks on lollid inimesed. Ja ma võib-olla alustaks mainiks kohe Mattiast, et meil on see on eelviimane saade, ainult üks saade on veel. Ja Mattias pidi alguses olema kuskil üritusel täna. See üritus jäi ära ja Mattias ikka ei tulnud saatesse. Sellesse seda hindamatut kogemust saama, mis meil selle paari saate jooksul. Ja me küll anusime teda ja küll seebitasime niimoodi, aga ei midagi. See oli siis esimene loll inimene. Siis lähme järgmiste juurde. Aga tegelikult see tundus mulle hästi lihtne otsida lollid inimesed, aga ega tegelikult kui hakkad lugema nende kohta, siis enamusest inimestest saad tegelikult aru mingil tasandil ja sageli nad on lihtsalt mingisugustes kindlates tingimustes, et mis panebki niimoodi käituma. See valik on väga väike tegelikult, mis väärib edasi jutustamist. Seda templit, jah? Jaa. Jah, ma ka mõtlesin selle peale ja ma jõudsin üsna kärmelt selleni, et on nagu, et ei ole nagu otseselt isikuliselt on võib-olla raske välja tuua, aga nagu üleüldiselt mingisuguseid tegevusi tegevad nagu mingid inimgrupid. Näiteks toon, näiteks need inimesed, kes, kui sa lennukiga maandud ja siis läheb seal natuke aega, kui lennuk paneb ennast mingi pargib ära või midagi ja siis on hops kohe nagu
pool lennukitäit inimesi üleval, noh nagu püsti ja seisavad siis, kuni see mingine uksed lahti tehakse. No minu arust on lollid, et nagu täitsa istudes läheb sama kaua aega, on ju, ja siis saab istuda. Ja kohe tuletab see mulle meelde inimtüübi, kes sinu järel ühistranspordist väljuda tahtes lükkab vaikselt käe seljaga vastu sinu selga, nagu et tõukav, trügib. Ei tõuka, vaid lihtsalt sa tunned, et kellegi käsi on su seljas, et no mine nüüd välja, mida sa juba oled tegemas nagu nii. See on väga loll. Trügijad üleüldiselt tundus ka. Ja seetõttu ka näiteks igasugused, sina nagu autoga ei sõida, aga liikluses on ikkagi päris palju nagu lollust toimumas ja daily basis ja miskipärast nagu mida vabam päev, seda nagu lollimaid lükkeid tehakse, aga üks, mida ma täitsa kohe südamest vihkan, on see, et kui ma nüüd pean laskma mingi auto läbi, et siis sõita sinna tee peale ja siis see auto, ma ootan tema järelt, ta tuleb mul sealt vasakult poolt näiteks ja ma ootan, et ta tuleb ja siis ta paneb suuna sisse või ei näita üldse suunda, nagu keerab ilma suuna näitamiseta lihtsalt sinna samasse tänavasse, kus mina olen. Ja ma olen terve aeg ootanud tema järelt ja ta ei näita nagu seda suunda. Väga loll. Ja, aga alati ma nagu mõistan ja ma alati mõistan ka seda teist poolt, sest et minul seisab veel see kõik ilmselt ees, lubade taotlemine ja ka nende võib-olla saamine. Ja siis alati, kui keegi räägib kellestki lollist liiklusest, siis ma mõtlen, et jep, see oleks ilmselt mina. Ma juba tean seda. Ja, aga tal ei ole suuna tule vedelik otsas ju, või selles mõttes, ta lihtsalt ei hooli teistest. Ei, ma hoolin kindlasti, aga ma ei välista, et ma võin ikkagi lollusi teha. Jah, jah. Aga võib-olla lähme siis võib-olla isikupõhisemaks, et ma leidsin hästi konkreetselt lollid inimesed. Need kuulajad, kes ootavad meilt tarka juttu. Ja. Tere teie seal. 2 Walesi turisti käisid siis aastal 2012 kohut Austraalias, kuna neil seal joomingu käigus õnnestus loomaaiast varastada pingviin ja siis nad seiklesid selle pingviiniga ja siis lõpuks veel, kui nad hakkasid kainenema, siis nad proovisid veel hoolitseda tema eest duši all, lasid talle vett peale ja siis ühesõnaga mis pingviinist sai? Lõpuks pingviin viidi tagasi loomaaeda. Jäi ellu ikka? Jäi ellu ja issa ma ei räägiks siukest luus, mingi pingviin turma saab. No päris loll. Mina veel võiksin ära tuua võib-olla need solvujad. Nii? Üleüldiselt. Nagu sellised selles mõttes inimgrupina, et ma ei tea, näiteks teed mingisuguse nalja või keegi teeb kuskil nalja mingi avalikult või midagi ja siis ta solvub ära või on mingid inimesed, kes solvuvad ja siis sunnivad vabandama seda. Väga loll. Nojah, et solvumine on su enda teha, et ära solvu. Täitsa loll oled. Mul on tegelikult üks isik veel ja siis minu see 2 isikuline loetelu ongi juba rahuldatud. Mul on ka üks aga Elvise, ma ei tea, kas ta oli need mitmeid, aga vähemalt üks oli ta kindlasti manager, kes mõtles, et tal on väga hea plaan, et ta sellest, see oli mingisugune ringhäälingu firma või mingi selline, millega tal oli leping, et mis siis takseeris enamuse Elvise albumite eest põhilise raha sisse, aga siis see manager mõtles, et ta teeb sellise albumi, kus Elvis ainult räägib, mis oli siis kokku pandud nendest laivi lugude vahepealsetest osadest, kui ta lihtsalt laval mõmises ja publikule nalja tegi ja siis ta tegi sellise albumi. Ja esiteks see sai äärmiselt tümitavad arvustused ja teiseks ikkagi see ringhääling korjas kõik õigused pärast endale, aga raha, mis sealt tuli. Väga loll. Kes see tahab Elvise juttu kuulata? Oota, aga ikka fännid võib-olla tahavad. No ei tea. Fännid käivad seal kontserdil ja kuulevad seal juttu. Ma toon võib-olla ühe näite veel, kus ma ikkagi mõtlesin, et no kurat kui loll .
ühesõnaga käisin lõunat söömas ja siis seal on selline pikk selline toidu jagamis ja siis on mingid ettemääratud toidud, et kus on ettemääratud lisandid ja niimoodi ja mina tahtsin sealt nagu ühte seda toitu, aga sinna kõrvale tahtsin teist lisandit, mis oli nagu teise toidu nagu osa. Ma juba haistan konflikti. Ja ütlen, et et palun mulle see ja et kas saab palun seda teist lisandit siia kõrvale. Ei saa. Ja et mõtlesin, ei saa, et tegelikult ju saab, et et kui ma ise prooviks sinu asemel selle kulbiga tõsta, siis ma olen kindel, et see ei kukuks sealt taldrikust mööda, et tegelikult ju saab, lihtsalt see on nagu teine nagu, lihtsalt kallim, või arvuta ära, vaata välja. Ja lõpuks, lõpuks ei saanudki ma seda, mis ma tahtsin, et ma pidin seda mingi kartut sööma ja mida ta pani mulle liiga vähe ja palju ja nii edasi. Ühesõnaga, tema oli loll ja sina ka jäid lolliks. No mina jäin lolliks, jah. Ja täpselt see ongi, et ikkagi lollus toodab lollust. Ja. Selle võtame siis siit lõigust praegu kaasa. Jah. R2 DJ Weekends juba täna. Ohoi, tere tagasi kuulamast Kanakoti lollikoti saate eri. Eriti lolli eri. Ja sellepärast, et meil Mattias Naan oli nii loll, et ei tulnud üldse. Ja võiks arvata, et saade läheb targemaks, kui ta ära läheb, aga ei, veel hullemaks. Ja, järgmine rubriik meil on. Ja ma tuletan veel kord saatekuulajatele meelde, nii nagu mul enamuse kordadest ei ole meeles endal seda öelda, et meie saate siis sotsiaalmeedia kanal nii-öelda on siis minu isikliku konto avalikud postitused. Konto, mis muidu on privaatne. Avaliku konto isiklikud postitused. Ja siis iga saate puhul olen teinud ühe avaliku postituse ja seal all saate siis kommenteerida, mis teil pähe tuleb. Seekord võiksite kui lollid te olete, võite kirjutada. Seekord võiksite öelda Kadri-Maria Mitt on mu nimi. Kui te jah, kadrimariamitt.com Facebook, vaadake, on pilt Yahoo ja siis sinna alla kommenteerige, et midagi lolli, mis te ise mõtlete, et mis on nii loll. Mis on hästi loll. Mis tegid nii lolli. Ja, aga lollid leiutised on meie tänases päevakavas järgmiseks. Ja siin ma leidsin huvitava teksti ühe lolli leiutise kohta, et aastal 2001 sai siis üks ajakirjanik ja kirjanik suure veerand miljoni dollarilise ettemaksu, et kirjutada ühest tulevast leiutisest, mis muudab elusid ja linnasid ja maid ja seda, kuidas inimesed üldse mõtlevad, et kõik täiesti muutub, kirjuta sellest kiiresti, me maksame sulle kohe väga palju juba ette ära. Ja tuli välja, et see leiutis oli Segway. Kusjuures ma mõtlesin, kas ma panen Segway siia lollide leiutiste alla. Ma teadsin, et sulle see meeldib. Just igasugused siuksed liikurid on. Igasugused liikurid, kus inimesed seisavad sirgelt püsti peal. No ja, ma ikkagi pean siis ära mainima selle, et lollide leiutiste alla selle elektritõuke. No, ela ennast nüüd välja. Viimaseid võimalusi sul. No see on ikka loll, Ja juba see, et nagu sa ei pea ju seda tõukama, et see ei ole isegi nimetus on vale juba. Jah, ma olen ka mõelnud sellele. Nii, aga... See ei päde enam. Aga pakun sulle siit omalt poolt ühe sellise lolli leiutise, et kunagi üks leiutaja leiutas nagu siukse linnu sarnase kostüümi endale, et tahaks lennata. Et seal olid tiivad ja niimoodi, et oligi nagu käed olid tal nagu tiivad ja niimoodi täitsa linn nägi välja. Ja siis ta sai surma niimoodi, et ta läks katsetama hüppas lennukist välja ja see ei töötanud obviously, siis ta sai surma. Sest nagu linnudki proovis tema startida lennukist. Ja, täpselt. No, on sul mõni loll veel või? No, ikkagi eelmise sajandi alguses, vahepeal läheb sassi siin suurte milleeniumi vahetustega, oli suur trend elektrifitseeritud vesi, et sa lasid vette
elektrit mingiks veevoolu olla mingiks ajaks ja siis pärast seda siis, kui see vool oli lakanud, siis kui sa selle veega siis kas nagu pesid pesu või tegid ükskõik mida, siis või mingid vahendeid, midagi ei olnud vaja kasutada, sest see oli nii hea vesi lihtsalt. Et see tegi kõik puhtaks. Särtsu täis. Jah, aga hiljem selgus, et midagi ei teinud tegelikult puhtaks. Lihtsalt trend oli. Nii, selline asi nagu keedumuna kandiliseks tegija. What? Tegelikult, ma alguses nagu mõtlesin, et huvitav, et kas see on nagu juba keetmise käigust kuidagi teeb kandili. Siis ma sain aru, et ma olen ise nii loll, et sa ei saa nagu ju koorest välja võtta muna ja siis saad ikka. Lööd sinna sisse lihtsalt. Koos koorega mõtlesid, et teeb kandili. Ei, või olin ma olen täitsa loll selle kaolt. Aga seal oli pilt juures, kus oli lihtsalt keedetud muna, oli seal kandilise mingi see anuma sees. Tavaline keedetud muna. Ma ei tea, ma olin igast. Kogu see asi on väga loll praegu. Mis sul vaja on, mis teed seda? Ei veere lood, sul ei ole seda munapeekrit vaja. Jah, tegelikult päris hea. Aga pärast viskad minema munapeekri ja paned kandilist muna ainult. Nii. Selline asi oli nagu nimetus oli suursugune lugemismasin ja tegelikult see hõlmas endas tervet sellist tootmisest kuni tarbimiseni jada, mis pidi kõik nagu lihtsamaks tegema. Ühesõnaga, tegemist oli siis hästi väikesele paberile trükitud tekstiga, mis oli kinnitatud sellise spetsiaalse luubi külge, mida said hästi lähedalt lugeda, et sa kinnitasid umbes nagu pea külge, selle tekst oli hästi väike, läbi selle luubi lugesid, et see pidi kõik paremaks tegema. Et mõtle, kui väiksed nagu tootmisvahendid selleks on vaja, ladustamine, kõik parema kvaliteediga paberit saad kasutada ja kodus on rohkem ruumi, sa ei pea raamaturiiulit. Ruumi kokkuhoiu mõttes sain või? Enamus ja odavam oleks kõik ja siis, et prille ei ole enam vaja ja lõpuks ka vaesed inimesed saavad õppida lugema. Ei lendanud see idee vist eriti. Tundub, et mul on kodus kõik tavasuuruses. Mul ei ole sellist asja kodus. Nii, selline leiutis oli, et teatavasti on kassid käivad saba püsti ja siis need kassiaugud on kõik nähtaval, on ju, väga inetu. Ja see kõlab nagu miski, nagu sa ise mõtlesid. Ei, ma nägin pilti ja see nägi nii loll välja. Et kassis on siis saba otsa riputav siukene ilus juveelike, ripats, nagu kaelakeekene, aga see ripub täpselt kassiaugu ees ja see on siuke nagu kaunistus, et sa ei peaks seda nõmerat vahtima. Päris loll. Jah. Tuleb küsimus, üllatusküsimus Adelile. Ma mõtlesin, et sa tegid seda ripatsi häält, aga sellega tulingi meelde. See kõlas niimoodi. Nii, lase tulla. Lase lollusel lennatama. Kas ma olen olnud kunagi nii loll, et olen võtnud kinnises kilepakendis keefiri, läinud sellega suure voodi peale ja põrgatanud seda voodi peale ja mänginud justkui korvpalli, visates vahepeal seda pakki ka vastu seina. Ja kui see purunes, siis võtsin uue paki ja kordasin seda tegevust. Jah. Jah, see vastab peale. Mitmene sa olid või olid sa vähem kui täisealine juba? Sa olid lihtsalt... Ma olin koos sõbrannaga. Sa olid nii... Te olite lihtsalt nii ennem klubisse minekut nii hullasite, on ju? Jah. Mõtlesid, mõtle, kui lahedad pildid saame, kui me siin G4-ga ohtliku mängu mängime. Pildid või? Ja selle seebikaga ja siis ootasime kuu aega, kuni need ilmutusest olid. Oi. Õige, kaks punkti on sul juba. Nii, ma järgmisena pakun sellise lolli asja, mis meie sõber koomik Semjon ühes oma selles ülesastumisel tõi välja ja mind ajas väga naerma, et liiklusmärgid, mis näitavad, markeerivad tunneli algust, et siit algab tunnel, et kas see, kuidas, sa saad üsna kohe aru tegelikult, kui tunnel algab, sest et tunnel algab ju, sa sõidad tunnelisse ja sa saad aru, et see on tunnel, et selleks ei ole eraldi märki vaja. Ja teine märk on see, et kui tunnel saab läbi, et siuke märk, et nüüd tunnel saab läbi märk.
päris loll, jah. Päris loll on ju. Või no samas jah, kui sa oled inimene, kes tunnelisse minnes mõtles, et nüüd elu selline ongi. Kas algas öö või ma jäin mu elu on nüüd selline imedaks. Ja. Päris loll. Ma mõtlen, näiteks üks kuulus loll, selles mõttes vähekuulus loll leiutis kuulsalt võrdlemisi targalt inimeselt. Nimelt Tesla maavärina masin, ma leidsin sellise asja. Mis tegi maavärinad? Väidetavalt tegi jah, aga pärast teksti lõpus ilmnes, et ta tegelikult ise oma sünnipäeval lihtsalt väitis seda, et see põhjustas maavärina. Tegelikult ilmselt ei põhjustanud. Küll aga väidetavalt oli sellel kõhtu lahtistav efekt ümberkaudsetele inimestele. Päris loll. Nii, panen siin veel ühe lolluse otsa. No poissõber padi. Ehk siis siukene padi, mis on mõeldud ilmselt siis üksikutele naistele. Või meestele, et nad ei tunneks ennast nii üksikult. See on siis siukene nagu pool keha, et oleks nagu ainult siuke käsi, mis sind kallistab, et sa saad nagu kaissu minna. Aga see on nagu poolik keha ja lihtsalt käsi, siuke padi. Päris loll. No mõne jaoks võib olla asendamatu jällegi. See pani, nõus, ja vabandust, väga halb, loll. See jäid mõttesse. Kui ma hakkasin ise otsima lolle leiutisi, siis väga raske oligi leida selliseid nagu päris leiutisi, sest äärmiselt palju vasteid pakkus selliseid selekti kaubamaja kaupu, umbes nii nagu sa kirjeldasid, mingi kassi saba otsas ripub mingi kelluke ja kollikujuline prillaud ja et tegelikult neid ikka toodetakse nii palju, et seda saadet peaks tegema terve sarja. See on siis siuke nagu rämps. Jah. Mis on teatavasti üsna loll. Jah, rämps üldiselt on loll, jah. Augustel. Jah, bändi särk tuletas meile selle meelde, et ka kanakotil on oma särk, aga miks ka mitte mõni muu riideese. Lihtsalt võta selline särk või püksid või müts või põll. Või sokid. Jah, nagu sulle meeldib, kirjuta sinna peale kanakott ja sul on see olemas. Jep, ja kanna meile lihtsalt raha. Jah. Näiteks 13 pigem eurot. Rohkem kui vähem. Jah, tegelikult võid 14 eurot ka kanda. Nii, oleme oma lolli saatega jõudnud täitsa lolli kohta, on ju? Jah, et ei teagi, kuidas edasi või siis ikkagi niimoodi, et räägime edasi leiutistest, aga seekord sellistest, millesse alguses inimestel üldse usku ei olnud ja öeldi, et see on küll väga loll. Et see ei lenda kuhugi, on ju? Aga lendas. No, palun. No, siit kohe algusest võime võtta näiteks jalgrattad. Täiesti. Absoluutselt, need olid ju täitsa nagu üldse ei arvatud. Ei arvati jah, et see ratta nagu ratas, kui see ümmargune asi, selle populaarsus on neetud. Mis ta mõte on? Millal ta läbi saab? See oli põhiküs. Ratas või? Jaa, no ratas kui selline, ta ei saa läbi, Mul käib kogu aeg ringi. Muidu raudtee saab läbi, aga siis sealt edasi kohe autod oli teine. No need olid ratastele väga lähedal jällegi. Ja need olid nii kallid, et arvati, et keegi kunagi ei saa endale ühtegi autot lubada. Kusjuures need on ikka veel päris kallid. Aga sellegi poolest sul on võimalus võtta suur laen ja siis osta see auto. Kallis auto. Ja elada selles unistuses. Ja. Või siis sul on võimalus võtta väiksem laen ja osta jalgratas, sest nüüd on see täiesti okei. Või siis lihtsalt rentida tõukeratas. See jõuamegi ilusti sinna, et esmapilgul, mis tundus nagu halb mõte on osutunud heaks ja no tegelikult ma ütlen selle hoopis teistmoodi, nagu eelkulutatud teksad. Keegi mõtles, et aga mis oleks, kui kulutaks teksad juba ennem ära, kui me need maha müüme ja siis küsime isegi veits kallimalt, nagu seda müüme kallimalt maha. Et tagantjärgi ikkagi hea mõte või? Ei, no selles mõttes mitte hea, aga minu arvates ei ole see endiselt ei ole hea mõte, aga edukaks osutusse, on ju. Ja leidub ikkagi palju inimesi, kelle meelest see on väga hea mõte, midagi ei ole teha. Jah. Tummfilmide ajastul
kui hakkasid tekkima ka mõned, kus inimesed rääkisid, siis mõisteti need täielikult hukka, et no rääkimine küll filmide juurde ei kuulu. See ei kõlba kokku, keegi ei taha kuulata sind ja pilti vaadata koos. No kuidas üldse jälgid kahte asja korraga? Yeah. Sageli ameeriklased ütlevad, et nad ei suuda vaadata filmi, et kui nad peavad samal ajal lugema, siis ma mõtlen, et meil on ikka... kui on võõrkeelne film, et siis neid häirib, et peab lugema samal ajal. Jah, nad muidugi seda ei tunnista, et inglise keel on ka ju võõrkeel, et nagu kust poolt vaatad. Jah, on ikka lollid. See on ka üks huvitav see, et on nagu filmid ja siis on võõrkeelsed filmid. Nagu saatejuht ja naissaatejuht. Nii, mina ütleks, et selline asi nagu linnamaastur ideaalis ta ei tohiks nagu toimida ega olla populaarne, aga ta on üha populaarsem. Jah, sest et... Maites, me vaatame sulle otsa. Jah, sest et Maites on see, kes sõidab oma musu linnamaasturiga. Tegelikult, kui ma mõtlen, siis ma nii hästi ei tunne autosid, aga meil on vist ka linnamaastur. Kui ma võtan silueti järgi nagu Maitese autot võrdle meie omaga, siis meil on vist ka linnamaastur. Aga okei, kas see on punane või must? Must. No siis on linnamaastur. Nii, esmapilgul siis lollid leiutised, mis käima on läinud ikkagi? Juustuburger. 30-ndatel, kui Ameerikas vist Californias hakati neid pakkuma, siis arvati, et see on mingi kohalik hullus. Liha ja juust ei käi kokku. Okei. Käib küll. Käibki, tundub, käib välja, jah. Ja tundub, et kui nüüd nagu seda tootearendust vaadata, siis üha enam käib. Päris veidrad asjad käivad kokku. Et noh, kui mahub kahe sõja vahele, siis ilmselt läheb tooteks. Nii, mul on üks selline võib-olla vastupidine, et esmapilgul nagu on hea leiutis tundunud, aga tegelikult on osutunud lolliks. Nii. No elektritõukerat. Et jah. See on päris loll. On sul mõni selline ka, mis esmapilgul tundub nagu täitsa hea mõte, aga tegelikult nope. Ei, see oli, need olid ära juba. Mul on üks veel pakkuda tegelikult, mis alguses mõisteti, õigemini nad alguses tulid suure hooga ja siis arvati, et ei, inimestel ikka üldse ei ole laptoppe vaja mõõtetu. Et lennukis tahavad nad pigem spordiuudiseid lugeda ja aknast välja vaadata. Keegi ei hakka kunagi laptoppe kasutama. Näed, aga vaata, kus keegi ei taha aknast tegelikult välja vaadata. Veel võib-olla lisan siia ühe lolli leiatuse. Et need AirPodid tehti selleks, et oleks juhtmevabad, et juhet ei oleks innu. Aga siis kasutamise käigus selgus, et nad kaod ära kogu aeg ja pead nad kõrvast ära võtma ja taskusse panema niimoodi. Siis tuli selline toode välja, mis nagu nöör, et sa saad need 2 tükki omavahel ühendada. Ja siis see areneb edasi sinna, et on veel nöör, mis läheb telefoni külge ka, et sa saad sealt otse seda muusikat kuulata. Et me olime tegelikult suht okeis kohas kõrvaklappidega. Mul on ka alati hirm, kui ma näen neid selliseid klappe. Mind tabab juba, sest ma tunnen juba seda hirmu, mis mul oleks siis, kui mul päriselt oleks need klapid, mis on ilma juhtmeta, sest ma juba tean, et ühte mul varsti enam ei oleks. Mul veel üks kord sõitsime sõbraga Tartust Tallinnasse ja siis ta umbes poole tee peal telefoni võttis välja ja vist hakkas seal midagi mussi kuulama või tahtis midagi kuulata. Ja siis kohustus siuke, mine tagant istmelt. Ja siis tal telefon näitas, et tal on üks AirPod on taskus ja teine on Tartus. et ühesõnaga, mulle ei meeldiks selliste probleemidega tegeleda elus. Üllatusvoor. Kas on üllatusega tegemist? Jälle küsimus Odenile. Kas ma olen olnud kunagi nii loll, et olen löönud jalaga hästi suurt käbi, mis osutus hoopis siiliks?
ma siiralt tahaks, et see ei oleks juhtunud. Seepärast ma ka ütlen, et sa ei ole nii loll olnud. Ei ole õnneks. Oh, jumal tänatud. Mul on siilist nii kahju. Mul ka. Aga no see peab, no ta ei näe ikka üldse käbi välja. Ja. Ma saan aru, kui see oleks mingi hästi suur nõelapadi. Aga see olekski väga loll olnud. See ongi see mõte, kui ma oleks löönud siili arvates, et see on käbi. Pluss see oleks olnud väga loll, pluss see oleks olnud nagu lollakas ka veel. Ja, ainu. No võt, lollusel pole piiri, tuleb välja. Et lähme siis edasi. Meie kord rääkida. Tuli välja, et on meie kord rääkida. Tuli välja, jah. Nii, aga... Tead, mis teeme või? No. Helistame õige Matjasele. Kuule, mul tuli praegu süke mõte. See on väga loll mõte. No, siis tuleb teostada. Nii, aga võtame siis... valime numbri. Tõstame toru hargilt kõigepealt. Ja paneme selle kettaga, ajame ketta käima. Nii. Väga põnev. Ma ei mäleta, mitte numbrit oli. Ma panen suvaliselt. Nii, mis päev tuleb. Ma arvan, et see on Matjase number. See. Jah. Nii. Hallo, kas sa nüüd juba kuuled või? Matjas, võta vastu. Hallo. Oi, tere saatejuht. Tere saatejuhid. Me juba tund aega ootame. Miks sind siin ei ole? Jah, kas sa unustasid ära või? Teate, juhtus selline kentsakas lugu, et oli meeles ja ei tulnud. See on küll väga loll. Oota, või on see, Margus Saarele helistasime või? Oi, vabandust, Margus. Margus, jah. Sina ei pidanud ta peab praegu AK-ks harjutama, paneme kiiresti toru ära. Mina Margus Saarena ärkasin just, et vahetus on tihe toimetamine käib. No. Meil on siin üks küsimus sul, Katal. Meil on võib-olla mitu küsimust, aga me oleme täna mänginud sellist mängu, et ma olen saate jooksul üllatanud Odenit küsimustega, mis alati puudutavad seda, et kas ma olen kunagi olnud nii loll ja siis vastus on kas siis õige või vale. Nii. Et siis, kas ma olen kunagi nii loll olnud, et ostsin poest piima, aga kodus selgus, et üks piim oli juba olemas, aga kapis oli nagu nii palju asju, et see ei mahtunud enam sinna. Ja siis ma panin omale meelde tuletuse, et ma käisin iga tunni tagant siis seda piima kapis vahetamas, et kord oli üks tund aega kapis ja siis oli teine. Ma arvan, et mina kui idioot on ja mina olen seda teinud ka, et topeltpiima. See juba näitab, et Kaita kindlasti midagi nii rumalat ei teeks. Sellist, et ei teaks, mis tal kapis kodus on. Me arvame, kõik raadiokuulajad kaasa, et mina ja Oden arvame sinust liiga hästi. Topeltpiima Kaita ei ostaks kappi. Oota, ütle sina enda vastus ja siis ma ütlen enda vastus ja vaatame, kumb võitis. Ma ütlen, et see ei ole kindlasti juhtunud, sest see juhtub ainult idiootidega ja Kaita ei ole idioot. No jah, sa ütlesid kohe nii rängalt, et idioot. Mina ütlen, et see juhtus lihtsalt mängu huvi mõttes. Aga ikkagi läheb punkt Matjasele seekord. Ai. Tegelikult. Ma loeksin tegelikult salaja, et ma saan lihtsalt teha mingi statement ja see on tegelikult vastupidi. Aga kui sa ütlesid, et sa juba nagu samastud, siis ma juba nägin sind vaimusilmas, et sa oled reaalselt kapis nagu piima käinud vahetamas aja tagant. Ja kogu aeg paned enda selle äratuskella ka, vaata, iga mingisuguse veerand tunni tagant. Nagu parkimiskell, jah. Ja käid seda piima kraadimas, et leida see optimaalseim aeg ja niimoodi umbes nii kaua, kuni üks piimadest saab otsa või siis aegub. Kanakoti meene, piimakell. Kas sulle tuleb meelde mõni hästi loll asi, mida sa teinud oled? Või mitu? Ei tule. Võib-olla see, et ma mingi hetk olin liiga palju jõin alkoholi järjest ja siis mul langesid juuksed peast välja. Aga see ei olnud nagu minu enda kätes. Vaid su peas. See oli su peas kinni. Seal ka enam mitte. No see oli päris hea panus ikkagi. Parim üldse, ma arvan, me ei siiani pakutud, sest üldse kõige parem.
guugeldage Mattis Naan ilma juusteta, vasakpool oli mul. Oli ja ma mäletan küll seda perioodi. Guugeldage. Davai. Aga mis teed siis muidu? Ma just jõudsin koju, ostsin omale Pardle. Selles järjekorras? Pardli või Pardle? Pardle. Nii, mis hakkad nüüd siis ajama? Ma testin kõigepealt käevarrel, kas see toimib ka siukse lihtsama karva peal ja siis lähen tugevama habeme juurde. Nagu te olete mu meist habet näinud, siis seda kiika vastu väga ei saa iga pardel. Tõepoolest. Samas ega seal palju tööd ka ei ole. Puntsi ümbert natukene ära ajada. Üksikud, aga täiesti tugevad, kõvad traatjad, karvad. Sul on metallikääre vaja võib-olla hoopis. Metal. Kus juures, jah. Me võimalik siis liigume siit edasi, hakkame oma selle nädala plaati loosima. Jah, kuulame vahepeal mussi ja head aega, Mattis, head seda habeme jändamist sulle. Ja. Ära see alkoholi joo palju enam. Kana jätku. No, ta joo. Tšau. DJ Weekends. Juba täna. R2 kanakott juba praegu. Oleme jõudnud oma saatega sinna maale, kus me kuulutame välja eelmise nädala plaadi võitja. Need inimesed, kes käisid Instagramis kana tõmbamas, tore, et tegite seda ja teeme niimoodi, et Kadri-Maria Mitt, sina oled siis täna meil see Fortuna ja ütle kõigepealt number 1-st 9-ni. Väga raske valik. Ma ütlen 9. 9? See on nuga. Nii, ja nüüd ütle... 3. Nii, ja võitja on Sander, kelle perekonnime ma ei saa öelda. Sander, oled võitnud meie eelmise nädala plaadi, milleks oli saepuruplaat, riiuliplaat, ruudukujuline. Ja saate ajaloo kõige suurem plaat. Kõige suurem plaat. Kas Sandril on mingisugune muu vihje ka juures, et äkki on mitu Sandrit olnud? Kust ta teab, et just tema on? Ma ei oska öelda, Sander, sul selle pildi peal, mis see väikse ikooni pildi peal tundub, et on vest seljas ja käed on taskus. Vot, see ja, Sander siis. Kui sa mõtled, et sul on profiili pildi peal vest seljas ja sa oled Sander, siis tõenäoliselt oled sina selle võitja. Jah, aga iseasi, kas sa sellega endale saad, sest et tõepoolest on vaja välja kuulutada ka nädala single ja selle nädala singli staatuse saab endale Jennifer Aniston. Palju õnne. Palju õnne, Jennifer, kes sa meid kuulad. Sinul on nüüd võimalus vestiga Sandri eest ära võtta see oivaline riiuliplaat. Selleks sa ei pea tegema midagi muud, kui tulema siia Raadio 2 valve või siia raadiomaja valvelauda ja lihtsalt kõik tunnevad ära see. Vaatavad see vestiga. Vaatavad, et kui sa nüüd jõuad, Sander, ennem Jenniferi, siis võta see plaat endale, kui ei jõua, siis Jennifer, palju õnne. Ja kui sa näed, et Jennifer selle võtab, siis ära vägisi tema käest seda ära võtta, palun. No, see ei ole ilus, jah. Sa võid pärast küsida, et anna mulle või midagi, aga vaevalt ta annab sulle. Nii, ja paslik on ka siin kuulutada välja järgmise plaadimäng ja see selleks korraks on meil õige raske. Meil on ikka siuke raske metallplaat. Nii, korraks kuulame seda ka, ma võtan mingi asja, millega seda kuulame seda plaati. Mingi oma rasvaste näppudega. Jah. See oli kindlalt metallne heli. See on väga väärtuslik plaat. See on, ma arvan, meie saate ajaloo üks väärtuslikemaid plaate, sest et siin on peal ka hind eurodes 1,70. Ja ta on esimene plaat, mis on ka ümmargune. Jah, just. Ja siin on, ütleme, tavaliselt CD-plaadi mõõdus on isegi täitsa, aga siin all on 3 nupukest, mis tõstavad selle nagu niimoodi kõrgemale maast. See on väga eriline. Selle võid näiteks
kui kuulata ei jaksa enam teha sellest panni aluse omale. Ja. Või lambi ehitada sinna või kassi peale. Paned sinna peale. Jah, ainult et sellel on täpselt auk keskel, nii et see kassi augu varjajana ei toimi. Jah, see kassi, see augu ripats võib sinna kinni jääda ja siis on pahandusi palju. Aga me tuletaksime ka meelde, me hetkel ei jõudnud kontrollida, kes see oli inimene, kes sa võitsid, me isegi enam ei tea, millal vineerplaadi. Kui sa veel soovid seda, palun tule sellele järjele. Ja. Vastasel juhul me viimases saates loosime selle kellelegi teisele välja. Ja või siis viime ära ise. Nii, ma veel korraks tahaks nüüd kuulata seda tulla selle metallplaadi juurde tagasi, et kui sa nüüd tahad osaleda ja selles loosimises ja võita, siis selleks sa pead hoidma silma peal Raadio 2 Instagrami storydes ja vaatama, et kui sa seal näed mingit pilti kanakoti tegelastest ja seal on väike kana, siis võta sellest kanast kinni ja tõmba seda kana ja siis automaatselt juba osaledki. Ma tean, no see on hämmastav, aga juba automaatselt osaledki selles loosimises. Aga teeme niimoodi, et tõmbame ikka maksimumi. Me oleme siin näinud mõnikord, et keegi tõmbab kolmandiku peale kana. Ma vaatan sinu proua otsa selle märkusega seoses. Selge. Nüüd on meil... Õhtul on vestlus. Jah. No võt, et palju õnne võitjatele ja osage loosides. Ja osage tõmmake kana. 2. Lollid seadused on selle kanakoti lolli eri järgmine rubriik. No. Tead sa mõnda? Ma tean, ma mäletan ühte... Et ei tohi varastada. Ai, tegelikult seda ma unustasin öelda sinna lollide leiutiste alla, tahtsin öelda, et varastamine. Et see on nagu väga loll leiutis. Et keegi tuli selle peale, et aga äkki ei maksaks. Võtaks ära lihtsalt. Jah. No nii, meenub üks loll seadus loomulikult USA-st, et oli nagu, ei, see on seadus, see oli hoiatus. Ja, okei, no teeme selle soojenduseks. Teeme, et see on hoiatus, et lollid hoiatused. Siuke hoiatus, et kleebis oli selle laste vankri peal, et hoiatus, et ennem võtta beebi välja, ennem selle kokkupanekut, noh nagu kui ta kuidagi käis nagu kokku, et võtta ennem beebi välja. Mis tähendab seda, et tõenäoliselt keegi on pannud niimoodi selle kokku, et see beebi oli seal sees ja siis ilmselt kaebanud kohtusse selle lapsevankri tootja firma. Nii see üldiselt vist käib seal, jah? Selles järjekorras. No nii, see oli selline soojendus. Jah, nüüd ma tunnen, ma olen vormis, ma võtan soojendustressi seljast ära ja asun sooritama. Ja kappa on nurgas nüüd vedeleda. Poolas on keelatud kanda karupoeg Puhhi pildiga särki. Õige. Kas sa tead ka miks või oskad aimata? Äkki see kuidagi on karupoeg Puhh on vene keel või selles poola keeles midagi roppu? Mitte, aga selles mõttes ilmselt roppuse hirmus on see seadus kehtestatud, sellepärast et põhjus on selles, et tal ei ole pükse jalas. See on kohatu. Tegelikult enamus nende multifilmides on... Ma mõtlesin ka, et huvitav, kas Donaldi särki võib siis kanda. Jah, Donaldil ei ole jah. Aga siis tulevad iga kuu tuleb riigiteataja. Nii, tähendab Donaldi särki ka või jälle inimesed tulevad jälle mingi uue tegelasega. Aga kas ma mingi notsu või? Aga kus notsu vist oli riides? Notsul olid püksid jalas vist, jah. Mingi trikoo oli seljas. Nojah, see Puhh oli nii lihtsalt üle kogu aeg oma suhkrulaksu all vaata, et saanud aru, mis ta kuhu pani. Jah. Nii, palun veel lolle seadusi. Briti parlamenti külastades ei tohi seljas olla raudrüüd. Kahjuks. Mis asja? Kuidas üldse käid seal siis? Ma ka ei tea, aga jah, selle seaduse põhjus on lihtne, et see kehtestati aastal 1313 ja siiani ei ole peetud vajalikuks seda tühistada, sest et endiselt eelistatakse, et sa ei tule raudrüüga sinna. Tegelikult ei ole okei. Ja mõtle, nii kui see seadus tühistatakse, kohe on mingid raudrüüga mehed majas. Sest et kes see keelab on ju. No siis on lõpuks see võimalus kanda seda kappi seisma jäänud raudrüüd, mida sa ühe korra võib-olla presidendi vastuvõtul kandsid. Jah, vaata rahva riietega kuninganna vastuvõtul. Kuninganna, ja miks mitte raudrüüga?
jah, ja siis ma leidsin sellise asja, et isegi nüüd hiljuti aastast 2013 kehtib Venemaal, Valgevenes ja Kasahstanis seadus, et naised ei tohi kanda pitspesu turvalisuse eesmärgil jutumärkides. Aga et ma ei teagi täpselt, mis see, kuidas see tervist ohustab. Või lihtsalt riiete all või? Riiete all, jah. Et ma ei tea, kuidas seda kontrollitakse, aga et seadus on selline, et vastu keha olev ese peab olema vähemalt 6% puuvill. Aga enamus sellist luksuslikku pitspesu on vist kõige rohkem 4% puuvill ja sünteetikaga sageli. Ma mõtlesin, et nagu pits, et sellepärast, et ta on nagu auguline. Et vähemalt tuul tõmbab. Ma ei tea, et vähemalt 9% sellest riietusest peab olema riie, mitte vaata augud. Et ma ei tea, võib-olla tõesti on kuidagi, mina muidugi mõtleks kohe, et see on, et sa oled võib-olla, kui sul on see pesu seljas, et sa oled kuidagi liiga nagu seksikas või midagi, et see on nagu ohtlik sulle. Ja. Ma arvan, et seal võib ka see noot sees olla, jah. Ja, võib küll, jah. Kuigi minu jaoks alati on olnud natukene arusaamatu see kontseptsioon, et et naine tunneb ennast enesekindlalt, kui tal riiete all on mingi äge pesu. Ma kuidagi üldse ei suhestu sellega, et mingi pitspesu on all, see on šef olla. Ma ei tea. Sulle tundub, et on nagu tundub lahe, et tal on ma ei näe ju, et kas ta on, nagu tunneb ennast sellepärast hästi, et tal on pitspesu või sellepärast, et ta lihtsalt tunneb hästi ennast. Võib-olla, või on tal need vormi aluspesu. Mõtlesin, et seda paremini ta ennast tunneb. Vormi valuspesu on survepesu. Näed, kus tegin ühe lolli nalja siia vahel. Väga hea. Nii, on sul veel neid lolli seadusi? Edela-Prantsusmaal on üks väike linn, mille piirides on keelatud surra enne, kui oled ostnud omale platsi või koha surnuaial. Et need, kes seda seadust rikuvad, neid karistatakse karmilt. Surmakaristus. Jah. Mul meenus sellega ka veits siuke sarnane nagu, et autobaani peal Saksamaal, mis on siis need kiirteed, et seal on keelatud, et sul bents otsa saab seal. Ei tohi saada. Ei tohi saada. See on nagu, kuidas sul sai otsa või no. Aga Alabamas on keelatud nende, kuidas siis öelda, tehisvuntside kandmine kirikus. Kuidas öeldakse? Nagu mitte päris vuntsid. Nii umbes öeldaksegi. Mitte päris vuntsid. Kunstvunts. Kas sa arvad ka miks? Miks ei tohi, Alabamas, no, ei tohi kanda kunstvunsti kirikutes. Kas Jeesusel oli vunts või? Vist ei olnud. Vunts, aga mitte kunst. Kunstvunst, et tavaline vunst võib olla, aga just mitte kunst. Aga siis selles mõttes siis sa ei tohi vahele jääda, no jah, oleneb kui osav sinu kremeerija. See ei ole tehniline, et kui sa näiteks palvetad, et siis sul vunts kukub sinna püha vette või midagi. Et nagu ma arvan, et see ei ole see tehniline põhjus. Ma arvan, et see on selleks, et sa ei tohi maskeerida ennast miski pärast. Ma ei tea, et ongi, et võib-olla, et see on võib-olla näotu, kui sa ehid ennast võõraste vunstidega. Aga põhjus on tegelikult selles, et sa ei tohi teisi naerma ajada. Sa mõtled seda funny vuntsi või? No, nagu koos selle prilli ja ninaga või? Ei, ma ei tea, oli vuntsidest oli juttu. Okei, sa ei tohi sest vuntsid on naljakad. Aga no mõtle, kui sa paned siuksed kõrvadeni kõveras ulatuvad vuntsid. Sa ei saanud öelda, et nalja vunts, jah? Aga seal ei olnud kirjas niimoodi seal. Okei, sa ei tohi teisi naerma ajada. See on päris hea. Vaatad, et tegelikult tahaks naerma ajada teisi, ja vaatad, oi, naljavunts on keelatud ja siis sa pead lihtsalt mingid anekdoote rääkima seal tasakesi või siis saadad neid naljameeme. Või kui sinu päris vunts saab kellegi naerma, ma ei tea, kuidas seda lahendatakse. Kui on naljaka kujuga. Võib-olla siuke nina all väike traps. Vahva seadus, mulle meeldib see. Tähendab, mulle meeldib see põhjus, mitte see seadus. Mitte tagajärg. Et see on nagu kuidagi, kui mul varem ei olnud üldse mingid ideedki minna kirikusse kedagi naerma ajada, siis selle seaduse peale mul nagu kohe tahaks minna.
noh, ma ei tea, kas sind huvitab veel mõni seadus või? No, enam ei huvita. Sind enam ei huvita. Või sind enam ei huvita? Ei, lase tulla, minust oli väga vahva. Hispaanias on keelatud liivalosside ehitamine rannas. Nii, oota, las ma mõtlen põhjuse kohe. Ma ei tea seda põhjust. No siis on kõik õige, mis ma ütlen. See on sellepärast, et liivalosside tegemine, eriti kui sa teed väga ilusa, uhke, suure liivalossi, on ju. Sul läheb meeletult aega selle peale ja sa näed vaeva hästi palju, on ju. Ja muud kohustused ununevad. Ja sa täiesti nagu ennast unustavalt seal ehitad seda lossi ja siis sa oled, ütleme, võib-olla isegi juba 8 või 9 tundi ehitanud seda ja tuleb keegi kurinahk ja lööb jalaga selle katki. Ja lihtsalt on... noh, kuidas sa nagu tegeled sellega, vaata, see mees on nagu murtud, kes selle või naine, kes selle ehitas, kutsub politsei ja politsei, ta ei saa nagu midagi teha ju, et mis ta, et ma teen nüüd trahvi sulle sellepärast, et sa teise mehe liiva ajasid laiali, on ju, et see liiv on ju kõigi oma, noh. Ma arvan, et lihtsalt sellepärast oli see seadus, et neil on lihtsam, siukse jamaga mitte tegeleda, et keelame ära, vaata. Ja nüüd on hoopis niimoodi, et kui sa oled liivalossi ehitanud, siis tuleb hoopis politseinik ja lööbi jalaga selle puruks, sest sa ei tohtinud seda ehitada. Täpselt. Ei ehita sind mingit liivalossi. Mõtle õhulossi ehita. Ohoo! Üllatusküsimus Adenile. Üllatus muna Kas kanavõtist. mina, Kadri Maria, olen olnud kunagi nii loll, et ma olen mõttesse vajunult hoidnud markerit valet pidi ja siis tupsutanud sellega oma ninaalust tahtmatult ja siis ei ole jäänud muud üle, kui omale täis nagu vuntsid joonistada ja siis ülejäänud päev meheks maskeerununa poes käia ja muid asjaajamisi ajada. No loomulikult see esimene pool oleks lõpetanud nagu see vuntsi juures läks asi nagu käest ära. Aga sinnamaale ma arvan, et sa oma hajameelsus oleks võinud täitsa teha küll seda, et mingi, mina Kadri-Maria mitte istun siin ja nuputan, mida joonistada selle markeriga. Ja siis avastad, et sa oled terve aeg, ühesõnaga, sa ei ole seda teinud lõpuni välja. Ei ole. Aga sa oled natukene määrinud ennast, ma arvan. Ilmselt küll, aga tegelikult see sai vist teisest otsast alguse, et see lugu, ma mõtlesin, et mis see põhjus võis olla, siis mõtlesin välja, et ütleme siis, et ma markeriga tupsutasin kogemata ninaalust. Sest see teine pool oli mul nii geniaalne, et ma pidin lihtsalt mingisuguse hea alguse sellele mõtlema. See muntsi pool, ja, okei. Nii, ma ei tea, aitab küll. Jaa. R2 Kanakoti loll eri. Loll eri, jah? Eelviimane saade muideks ka. Jah, juba olen väga kurb. Ja. Üks kurvemaid, mis ma selle saatesarja jooksul olen olnud, on täna momente. No, aga siis tõenäoliselt... Üha kurvemaks läheb, täpselt, et see järgmises saates sa oled täitsa nagu ei saagi. Nägu on nii paistes, et ma pean käsi kaudu kobades siit välja minema. Nutuvõru on suu ümber. Ja silmad peos. Nii, järgmine rubriik on meil. Loll rubriik. Milline ta täpselt on? Kas me räägime lollidest hirmudest või me räägime momentidest elus, kui me oleme ennast lollina tundnud? Räägime nendest lollidest hetkedest elus, kus me oleme ennast lollini tundnud. Ja. Kas alustad või? Ma alustaks sellisest universaalsest hirmust. Ei, hirmud meil ei olnud. Kordub üle-eelmise saate. Nii, kas see oli nüüd kohe esimene asi, kus ennast lollina tundsid? Nii, sinu kord. Väga peen üleminek. Nii, olen niimoodi tundnud ennast väga lollisti, kui sõbraga sõidame kuhugi ja siis tangime vahepeal tanklas. Tema on roolis ja mina lähen vahepeal käin tanklas ära ja siis tulen tagasi ja teen ukse lahti ja olen jalgupidi juba vales autos, mis oli ka seal samas lähedal, aga samat värvi ja sealt ei kuidagi nagu loogiliselt ei tundnud välja nagu. Oleks võid krampi minna ja siis
ukse kinni tõmmata enda järele ja istuda ja rääkida midagi. Ma nägin, kui ma avastasin, et see oli seestpoolt täitsa nagu teistsugune auto ja nägin, et selle sama auto omanik oli seal tankimispüstol käes. Vaatas nagu täpselt sama siukse näoga otsa, nagu mina vaatasin sinna autosse, et mis siin vahepeal juhtunud on. Et siis ma ei oskanud midagi muud teha, kui ütlesin oih ja läksin ära ruttu. Oi, see tuletas meelde mulle ka väga hea lolli momendi, mis mul oli täiesti mälust kustutatud aastateks vahepeal. Kunagi ma linnas sõitsin rattaga ja siis mulle tundus, et vaatasin, et minu ema seisab seal kuskil ja meil on omavahel, või oli omavahel kombeks selliseid nagu nalju teha, et see läks väga sellesse stiili, mida me omavahel viljelesime, et ma hakkasin talle nagu otsa sõitma. Ja kuni viimase hetkeni ma vaatan, et kuidagi nii selline tõrjuva pilguga vaatab, et ta kuidagi juba lähema, kuna ma ei näinud oma ema väga tihti, siis ma mõtlesin, et tundub nagu ju tema ja siis ei olnud ikkagi tema. Ja siis ma kõige viimasel hetkel ikkagi suutsin ära keerata ja siis jätsin selle inimese sinna mõtlema, et mis nüüd juhtus. Teil oli silmside kogu aeg temaga või? Kogu aeg ei olnud, tal olid päikseprillid ees ka, seal oli nii palju segavaid faktoreid, et ma olin veendunud, et see ikkagi on tema kuni otsustava hetkeni. Sõitsid minema kõik, jah? Kustutasid oma mälust? Jah, praegu tuli meelde see, see oli mingi 10 aastat tagasi vist. Muidugi jube hea nali ka, mida omavahel emaga teha. Me teeme seda, et me sõidame üksteisele otsa kogu aeg. Ma just tahtsingi selgitada, et see oli seda see sobis sellesse stiili, mida me omavahel nagu tegime, et see, et me ei sõitnud nagu lakkamatult teineteisele näiliselt otsa. Proovime siis edasi neid lollusi meelde tuletada. No väga, väga piinlik ja väga nagu loll tunne on siis, kui ühesõnaga mul on endal kehv mälu eriti veel nimede peale aga ikkagi mingid inimesed, keda ma aastaid tunnen, nende nime ma ikkagi tean väga hästi aga miskipärast vahel mul lihtsalt ei tule nende nimi meelde sellel nagu kuidagi väga ebasobival hetkel ka. Et ma pean nagu hakkama inimesi tutvustama ja viimati juhtuski see pulmas, kus ma pidin hakkama tutvustama ühte laudkonda ja mul ei tulnud ühe inimese nimi meelde ja ma tutvustasin kõik need teised ära, et ma jõuan tema juurde viimasena, et ma loodan, et selle aja peale tuleb nimi meelde. Ja ma jõudsin temani ja mul ei olnud ikka veel tema nimi meeles ja siis ma alustasin seda lauset teisest otsast, et millega ta tegeleb ja niimoodi, et äkki mul siis selle lause lõpuks tuleb ta nimi meelde. Ja õnneks tuli. Ja, et selles mõttes, aga ikkagi oli väga loll tunne endale, et kuidas nagu sul neid nagu mingi tuttava nimi väga piinlik. Ja see on ka loll tunne, põhjus, miks sageli inimesega tutvumise alguses ma tükk aega pelgan teda nagu nimepidi nagu kutsuda või mainida. Sest seepärast kutsutagi enamasti kuuleks. Sest et ma küll tean, mis ta nimi on, aga äkki ma kuulsin valesti ja siis on nagu nii loll tunne, kui ütled mingi ühe tähe nimes valesti. Siis pigem ei ütle üldse nime. Ja teine keeluline on see, et kui on nagu tavaline nimi, näiteks Martin ja on seal üks nagu täht ära vahetatud, et siis võib ka nagu tekitab selle kahtlase olukorra. Aga mul oli just eile kogemus, kui tuli korraks tõesti loll tunne peale, et ma tundsin, et ma olin rannas, seal olid nagu vanemad ja üks sõbranna, et tavalisest suurem seltskond, tavaliselt me käime ainult oma perega rannas, aga siis oli nagu rohkem inimesi ja siis mingi hetk ma avastasin, et ma olen see jobu, kes räägib kõva häälega mingit täiesti mõttetut juttu, mingit Eesti filmidest ja kritiseerib mingit asja. Nagu nii, et ümberkaudsed kuulevad ja siis need, kes sinuga koos on, neil on häbi või? Ei, neil ei olnud häbi, aga endal oli see, et ma tean, et ma olen seda juttu varem kuulnud pealt ja ma mõtlen, miks ta seda räägib ja siis ma ise olin see inimene. Ei, nii. Väga ka siuke nagu lollina ja piinlikuna olen tundnud ennast niimoodi, et kui hakkad mingit soovitust seltskonnas jagama või midagi, et vaata, et hakkan tee seda niimoodi või naamoodi ja siis selgub, et
et see tüüp oskab väga hästi seda teha ja isegi tegelikult lõpuks ilmneb võib-olla mitu kuud hiljem, et kõik teised oskasid seda tegevust, mida sa nagu õpetasid tegema hullult palju paremini kui sina, et sa olid isegi nagu kõige vähem sellest oskusest nagu teadev inimene seal. Ja see on nagu minu arust lööb veel eriti valusalt, et kui sa veel mitu kuud hiljem saad lisainfot peale, kui loll sa sellel hetkel olid. Et siukene igikestev lollus. Üllatusküsimus Odenile. Üllatusmuna. Ja kas ma olen olnud kunagi nii loll, et rääkisin ühel üritusel pikalt sattusin kokku täiesti ootamatult ühe oma maja elanikuga, keda ma muidu hästi harva näen ja siis ma hästi pikalt kirusin meie korteri ühistu asjaajamist ühe ehitusliku teemaga seoses, aga siis alles pärast, kui ma temaga enam ei rääkinud, sain aru, et see ei olnudki see inimene, vaid hoopis spordiajakirjanik Juhan Kilumets, kes mind viisakalt ära kuulas. Need tervitused Juhanile siit. Selgus, et sa olid keegi teine korraks. Väga piinlik. Mis sa tegid? Mis hetkel sa teada said, et see... Niimoodi eemalt pärast vaatasin, et see on hoopis üks kuulus inimene. Sa ei läinud talle ütlema midagi? No ma läksin ära juba. Nii. Oota, aga sinu hinnang? Väga piinlik. Ei, see oli küsimus. See oli küsimus. Õigus. Kas ma olen olnud? Ma ütlesin alguses kohe jahi ära. Ütlesid või? Jah, aga jah. Ei. Väga piinlik. Ma tahtsin veel, see oli veel mitmetasandiline vale, sest et esiteks seda sündmust ei olnud ja teiseks meil on väga sümpaatne korteriühistu, et meil ei ole mingisugust jama olnud sellist, et ma võiksin kellelegi kiruda. Tervitused meie korteriühistule. Tere! Nii, räägin sulle ühe nagu lollist olemise loo jälle nii-öelda see, aga sellel hetkel ei olnud mina loll, aga ma mõtlesin, et isend kui lollisti see tüüp võis ennast tunda. Nii. Ühes selles tanklas oli WC järjekord ja seal oli WC ja siis inva WC. Ja mina ootasin seal lihtsalt järjekorras ja siis tuli, kuna seal oli palju rahvast ja siis kasutati ka inva WC-d, lihtsalt inimesed läksid sinna, ja siis tuli sealt inva WC-st üks mees välja ja nägi, et tema järjekorras või järel ootas ratastoolis mees. Ja ma mõtlesin, et see nägu, kui lollisti ta ennast tundis. Et ma tundsin seda maitset suus. Väävli maitse. väga õudne, jah. Et see võttis mul ühesõnaga selle invavetsus käimise isu küll ära. Muidu käisid kogu aeg mõnulemas seal, laiutasid käed jalad laiali. Ja seal on mõnus ruumi on jah palju. Aga mulle ükskord oli niimoodi, et õhtu hämaruses ma lähenesin ühele uksele sukses hoovis, mis alati sellel kellaajal oli muidugi, see oli klaasuks ja see oli alati kinni. Ja too õhtu, kui oli selline hämar nagu valgus, vaatasin, et see on millegipärast lahti ja ma olin täiesti hämmingus, et miks ta lahti on praegusel ajal. Ja ma kõndisin ja ma veel nagu kiirendasin sammu ja kallutasin end veel ülakehast nagu ettepoole, et uurimaks ikkagi, et mis värk selle uksega on, et ta lahti on. Aga ta ei olnud ikkagi lahti. Vaata, sa kissitasid korraks silmi ka. Võib-olla hämaras tegin just rohkem lahti, et nagu... Praegu sa kissitasid. Ma mõtlen, kas see kissitamine on nagu sa zoomiks või? See ei zoomi üldse tegelikult. Pigem hägustab. Aga käis jah, siuke madal kõmin. No ma räägin ühe selle loll olemise või selleks lolli tunde olukorra veel. Kui kõnnid, ma ei tea, kuskil poes või festivalil kellegi tuttava sõbraga või kaaslasega kellegi annes ja räägid omavahel juttu ja siis kuidagi sa oled tast nagu paar sammu ees ja räägid temaga edasi ilma talle otsa vaatamata, aga vahepeal on asendunud see tuttav kellegi täiesti võhivõõra inimesega. Täiesti võhivõõra inimesega ja sa räägid talle veel mingit siukest nagu üsna võib-olla isiklikku juttu ka, et ja siis pöörad pea ja näed, et see on täiesti võõras inimene. Tavaliselt, ühesõnaga see lõpeb lihtsalt mingi lolli ilmega su näos ja
ega sinna midagi ei oskagi nagu midagi tarka öelda otsa. Võib-olla siis on sul veel mõnda seda lolli olukorda? Lihtsalt selline üldistav mõte tuli sellest minu eelmisest kogemusest vastu ust põrgata, et millegipärast ongi komme sageli kontrollida mingeid asju selles mõttes, sa nagu ettevaatlikult teeksid seda. Näiteks mul sõbranna tahtis teada, et kas üks pann on alt kuum ja siis ta võttis see panni nagu kätte ja siis pani laba käe vastu seda panni põhja ja sai aru, et see oli täiesti tuline. Nii et tal oli käesuurune vill pärast peopesas. Et kuidagi on jah nagu see, et uurisin, et ma oleks võinud vaadata nagu ettevaatlikult, et huvitav nagu, miks see uks lahti on, aga ma pidin pea ees suure hooga. Et loll on see, kes armastab, nagu mina seda teen. Selle saate finaali või lõpusegmenti sektorisse on hea sisse pikkida võib-olla lollid hirmud, sest ma arvan, enamusel meist neid on. No, väidetavalt sul ei ole, aga minu arust enamuse hirmud on lollid. Jah. Number 1 hirm minu meelest on hirm näida lollina. See on üks tugevamaid jõude minu meelest, kui räägitakse, et mis iganes armastus ja mis veel on nagu väga sellised põhjapanevaid jõud, siis minu meelest nagu see, et ikka suur hirm näida lollina on väga suur mõjutaja selle osas, mida sa üldse elus ette võtad. No ja jällegi mõtle, kui palju lollust see on ära hoidnud. Jah, ja kui palju ei ole. Võib-olla hästi palju häid asju on nagu ära jäänud selle pärast, aga ka suht palju... No ma ei mõtle seda, et sa linnukostüümis lennukist peaksid alla hüppama, aga no lihtsalt sellised väiksed asjad, et ma ei ütle igaks juhuks midagi, sest et äkki ma olen loll. Siis ei ütlegi elu lõpuni midagi. Ja siis oled kurb. Lolliks jääda, on ju, siukene... No vaat lõpuks jäädki lolliks. Ja, nagu nii jääd, selles mõttes minu missioon terve selle saate jooksul alati on olnud see, et võtame nagu omaks selle kerge lolliks olemise. Nii paratamatus on see. Et pigem olgem julged. Olgem lollid. Ärgem kartkem. Olgem lollid, sellepärast täpselt lollidel on palju lahedam elu. Jah. On sul veel hirme? Üks väga, nüüd on selline kaasaegne hirm mitte smailisid kasutada. Mul isegi meenub ükskord, kus ma sundisin sind sa tegid vihje, et oi, et aga sa saaks pidanud ka sinna naeru näo lõppu panema. Ja siis ma sain aru, et tänapäeval jääbki tõesti nagu väga segaseks, kui inimene ütleb nagu selgelt midagi välja teksti kujul, aga seal ei ole mingit nägu juures, siis on võimalik, et ta mõtles ükskõik mida sellega. Ehkki sõnastus oli, et super. Ja sa oled nüüd siis kõvasti smailisid kasutama hakanud? Ei ole kusjuures, ma just üritan jõuga, ma tunnen, et see on selline nagu laine, mis käib üle, et ma ilmselt selle vastu lõpuks ei saa, et see ongi see nagu nii selles suunas asjad lähevadki, et lõpuks ongi ainult hieroglüüfid nägudega, aga seni veel olen mina see, kes proovib vanu viise proovid kuidagi tekstiliselt väljendada seda emotsiooni, mis sul... Aga ma kujutan ette, et see hirm võib olla paljudel inimestel, et igaks juhuks ikkagi panen näo, muidu äkki olen riius inimesega. No võt. Aga üks loll hirm, mis mind suur osa elust valdas, oli pimedus. Ma kartsin väga paaniliselt pimedust ja vaikust korraga, et ma ei suutnud magada nagu vaikses pimedas toas. Aga selles mõttes kartsid seda, et oi, ma ei jää magama? Ei, ma kartsin kolle. Ma mõtlengi, et pimedus, mis on, hirmul on suured silmad ja oota, üks väljend oli veel. Olen lühikesed jah. Öösel on kõik assid hallid, et ma sain aru, et see on ma ei saanud jupp aega sellest väljendist aru, aga lõpuks nagu sain aru vist, sest et ükskord öösel ma nägin, et mis see kass on, kas see on meie kass või? Siis vaatad, ei saa aru ja ühesõnaga, et pimedas on kõik kassid hallid ja et siis nad on ühesugused. Et ma juba ei mäleta, kus ma selle algusega või selle lõpu tahtsin jõuda. Jah, mind valdas hirm.
ja öösel on hirmul on suured silmad, on kassid, on hallid, on see väljend kokkuvõttes. Ja sul ikkagi ei tulnud ühtegi hirmu, ma saan aru. Veab. Ma arvan, et see lolliks jäämise hirm on kindlasti, mille vastu ma olen ka üritanud pigem võidelda, et no mis siis, kui jään lolliks või mis asja. Et nii-öelda see on ka võib-olla see võlts häbi. Vale häbi, jah. Et ei, mul ei tule küll kohe pähe mingit sihukest nagu lolli hirmu. No, väga hea. Jah, ma arvan, et enamus hirmud on lollid ja mul on päris hirmud, et näiteks ma ei kartnud väiksena kõrgust ja nüüd ma olen suureks ajades hakanud kartma kõrgust. No üsna vastik, noh. Ta on vastik ja mina kardan väga kõrgust. Sest mulle meeldib kõrgel käia ja kaugele vaadata. Et see on selles mõttes loll hirm, mida ei võiks olla, et sest et mulle meeldib torni otsas käia vaatama. Ja. Aga muid nagu hirme, jah, ühesõnaga üldse siuksed nagu äärmused on veitsi hirmsad hästi kiiresti ja hästi kõrgele ja... Eks see hirm vist kuskil raamatus öeldi selle kohta, et sul ei ole hirm mitte selle ees, et sa kukud alla, vaid et sa hüppad alla ja sellega ma suhestun väga hästi. Mul on siuke tunne, et ma ise võtan mingi hetk kätte ja ronin üle serva kuskilt. Oi, see on küll päris õudne. Päris loll ka. Now you're thinking if push comes to shove, do you feel the ja lõppu võib-olla üks lohutav, täiesti lollikindel juhend. Kuidas mitte näida loll, kui sind siiski see suur hirm valdab? Meil on pakkuda välja üks skeem, mida sa võid siis kasutada. Jah, kõigepealt maini nime või teemat, mis sa arvad, et on hetkel oluline, isegi kui sa sellest midagi ei tea. Jah, seltskonnas näiteks. Ja kui keegi küsib midagi täpsustavat, et siis vasta lihtsalt, et teatud instantsid sellega hetkel tegelevad. Jah, või midagi muud ebamäärast. Ja kui sa ei kuulnud, mida teine sult küsis, siis saad öelda igaks juhuks ja. Aga kui ta ikkagi nagu segadusse, ühesõnaga. Jäi segadusse, siis nagu kordab oma küsimust. See on üldse nagu loogiline asi, see on üldse nagu jah vastus, siis teed mingi ja vaikselt niimoodi, kui sa irdud sellest. Ja, vaatad käekella, mida sul ei ole käe peal. Ja siis vaatad eemale, et nagu mingi tuttav lehvitad talle ja siis vaikselt lähed ära seltskonnast. Tuttavale teed seda trikki, nagu tahaks talle jalgratta kutsuda. Ja teine väga lihtne... Viimane punkt on ka. On jah? Et siis väldid seda inimest elu lõpuni. Nii et looda, et see ei ole sinu parim sõber või midagi. Aga vähemalt sul on nüüd tagataskus selline meetod olemas. Ja kui peaks kunagi tegemist või vaja olema. Ja. Aga üldiselt ära karda loll leida, et võid vabalt sinna seltskonda siseneda ja öelda, millest te siin räägite, mis jutt on? Ja siis öeldakse, et mingi selline keeruline teema, millest sina ei tea midagi. Aga okei. Aga lähme ujuma, mis arvate. Või midagi. Et mina julgustan, et ole pigem loll. Aga kui sa ei taha loll olla ja tahad ikkagi kuidagi seltskonnas olla, siis mina soovitaks, et ära räägi mitte midagi. Lihtsalt see on ka üsna lollikindel, et sa lihtsalt ei ütle mitte midagi. Elu lõpuni. Jah, need on siis meie soovitused, mis on võib-olla siit saatest hea kaasa võtta. Ja ega siin nüüd muud ei olegi, kui me siseneme ootusesse, järgmise saate ootusesse, mis on pidulik viimane saade. Jah, täitsa viimane on see, jah. Et kõigil siis kindlasti pidulikud riided selga, palun. Pange lipsult pähe ja siit poolt sellega lõpetamegi. Ja, Mattias, tule tagasi ka viimaseks saateks. Nägemiseni! Ärgaks DJ Weekends juba täna.